Kliendi abivajaduse hindamise tulemuste alusel koostatakse tegevuskava. Tegevuskava koosneb eesmärkidest, alaeesmärkidest, tegevustest ja nende täitmise tähtaegadest, millele hiljem lisanduvad ka tegevuskava täitmise hindamise andmed. Tegevuskava koostamiseks klõpsa menetluse üldvaates nupule tegevuskava. Eesmärgi lisamiseks klõpsa nupule lisaeesmärk. Avanenud aknas vali eesmärgi liik ning sisesta alaeesmärgi kirjeldus. Vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui lisatav eesmärk kehtib mõlema subjekti kohta, tee mõlema subjekti ette linnuke. Järgmise eesmärgi lisamiseks klõpsa uuesti nupule lisaeesmärk ja korda eelmist tegevust. Lisatud eesmärgi muutmiseks klõpsa eesmärgi järel oleval pliiatsimärgil. Avanenud aknas tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Lisatud eesmärgi kustutamiseks klõpsa eesmärgi järel oleval prügikasti märgil. Eesmärgile tegevuse lisamiseks klõpsa eesmärgi järel oleval plussmärgil. Avanenud aknas lisa planeeritava tegevuse nimetus. Lisa tegevuse alguse ja soovitavalt ka lõpu kuupäev. Kui ei ole kindel, millal tegevus peaks või võiks lõppeda, võib lõpu kuupäeva jätta märkimata, aga alguse kuupäev on kohustuslik. Kui tegevuse eest ei vastuta klient ise, vaid näiteks teenuse osutaja, siis sisesta lahtrisse teenuse osutaja, tegevuse teostaja, teenuse osutaja või tegevuse teostaja andmed. Kui väli jääb täitmata, kuvatakse tegevuskavas andmete salvestamisel kliendi nime. Vali subjekt, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui soovid samale eesmärgile järgmist tegevust lisada, klõpsa uuesti sama eesmärgi järel oleval plussmärgil. Lisa tegevuse kirjeldus. Lisa tegevuse alguse ja lõpuaeg. Vajadusel märgi teenuse osutaja või tegevuse teostaja andmed, vali tegevuse subjekt, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ja klõpsa nupul salvesta ja sulge aken. Tegevuskava üldvaates eesmärkidele lisatud tegevuste vaatamiseks klõpsa eesmärgi ees olevale plussmärgile. Lisatud tegevuse muutmiseks klõpsa tegevuse järel oleval pliiatsimärgil. Avanenud aknas tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Lisatud tegevuse kustutamiseks klõpsa tegevuse järel oleval prügikasti märgil. Juhtumi plaanis fikseeritakse kuupäev, millal hinnatakse tegevuskava eesmärkide ja tegevuste täitmist. Soovitav on tegevuskava täitmist hinnata vähemalt kord 6 kuu jooksul. Järgmise hindamise kuupäeva sisestamiseks klõpsa nupule subjektid. Klõpsa subjekti ees oleval plussmärgil
ja ava menetluse põhised kliendi andmed pliiatsimärgist. Avanud aknas lisa järgmise hindamise kuupäev ja klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Kui iga subjekti tegevuskava peaks hindama samal ajal, siis piisab, kui järgmise hindamise tähtaeg on märgitud ühe subjekti juurde. Kui mõnel subjektil peaks tegevuskava täitmist hindama varem või hiljem kui teistel, siis märgi see tähtaeg subjekti juurde. Järgmise hindamise tähtaja lähenemisel kuvatakse vastavad menetlused sotsiaaltöötaja töölaua avalehel alajaotuses lähenevad hindamistähtajad. Samast vaatest saab liikuda konkreetsele menetlusele.